Nii nagu see pardipaar väärtustavad ka paljud tartlased selle Emajõe ranna looduslähedust. Linn aga arvab teisiti. Nimelt plaanivad nad selle ranna muuta väga moodsaks ja plaanivad sellele kulutada pea 900 000 eurot. Näiteks soovitakse ehitada siia sellised murukünkad, kus siis saaksid aega veeta need inimesed, kellele ei meeldi, kui rannas nende jalad liivaseks saavad. Samuti näeb linnavalitsus oma projektis ette, et 2 rannaala vahele jääv oja tuleks suunata ümber. Ja Tähtvere pargi serva Konnatiigi vastu tuleks rajada hooajaline parkla. Ja praegu seisan ma Tähtvere spordipargi serval, siin samas minust paremat kätt jääb Konnatiik ja siia samma nurka tahaks linn rajada siis parkla nendele inimestele, kes tulevad Emajõe äärde rannamõnusid nautima. Parkla põhiprobleem on see, et me just taastasime tegelikult linnaga koos selle Supilinna tiigi 2-päiksed elupaigana ja kui autod siia edasi-tagasi tulevad, kas parkima või siis vaatama, et kas on parkimiskohta või mitte, siis nad tegelikult kogu aeg sõidavad läbi selle 2-päiksete toitumisalade ja liikumisteede. Kui see parkla siia rajatakse, siis see muutub selliseks konnadest ülesõitmise platsiks, ta jääb täpselt ette ikkagi konnade rändetrajektoorile. Tartlased, kellega rääkisime linnaplaanides seoses Emajõe vabaujulaga, tõid välja, et paar aastat tagasi kaasajastas linn vastaskaldal Lodjakoja juures asuva Emajõe rannaala, kus looduslähedusest ei jäänud suurt midagi järgi. Ja just seetõttu soovitakse, et Supilinnapoolne rand jääks selliseks, nagu ta praegu on. See ongi selline mõnus tulla siia rahulikult, see looduslikkus, et just selle võrdlusega, mis sinna vastapoole tegi, et see on tore, et seal see on, aga et siin saab just nautida sellist nagu mõnusat looduse lähedast olemist, et ei ole väga võib-olla üle pingutatud selle nagu meelelahutuse loomise ja kõige nagu poolega, et saab siin vaikselt niimoodi rahulikult võtta. Käisin iga päev siin talvel talisuplust tegemas. Mulle see hirmsasti meeldib see rand ja minu poolest võikski selliseks jääda, nagu ta on. Sest sealpool on väga ilusasti teda arendatud ja inimestel on siis, nagu öeldakse tänapäeval, valiku võimalus, mis on kõige tähtsam. Mida siin võiks rohkem olla, siis võiks olla võimalus teha piknikulõket, käia kempsus ja vahetada riideid ja pesta jalad ära pärast rannast tulekut. Et ülejäänud järgi või millegi muu järgi siin tegelikult vajadust väga ei tunta. Täna selle loo eetrisse mineku päeval aga otsustas Tartu linnavalitsus äkitselt loobuda sellisel kujul Emajõe ranna kaasajastamise projektist. Miks siis ikkagi üleöö oma otsust muudeti? Aga selle analüüsi käigus selgus, et see elurikkuse kadu, mis selles projektiga kaasneks, on liiga suur, et see ei ole õigustatud nii palju seda linnaraha kui ka Euroopa Liidu maksumaksja raha sellesse projekti panna. Aga mis otsustavaks siis ikkagi sai, et oli see nagu inimeste vastuseis või siis ikkagi, tõepoolest ega te ei teinud ju seal mingeid olulisi teadusuuringuid, et kui palju mingi asi mõjutaks? Et mitte teadusuuringuid, aga neid hinnanguid erinevatelt ekspertidelt me loomulikult saime, kuulasime ka kohalikke elanikke, et neid erinevaid hinnanguid selle kohta, et mida üks või teine asi selle projekti realiseerimisel tähendab, neid kõiki kaaludes kombinatsioonis me sellise otsuseni jõudsime. Abilinnapea Priit Humala sõnul tehakse nüüd rannas väiksemas mahus korrastustöid.